Head kuulajad ja vaatajad. 21. märtsil saime meedia vahendusel teada, et Riigikogu Eesti-Iisraeli ning Eesti-USA parlamendirühmade liikmed, kokku väidetavalt koguni 30 saadikut, tegid ühisavalduse, milles avaldati toetust USA ja Iisraeli Iraani vastasele agressioonisõjale. Avaldus on vägagi tähelepanuväärne, kuna tegu polnud tavapärase protokolaarse poolsümboolse žestiga, vaid agressioonisõda tõepoolest kiideti heaks. Agressorriikide relvajõududele ja kaitseväelastele avaldati täielikku toetust ning sooviti edu. Kui irooniline, sest parlamendirühmade hästi informeeritud liikmed peaksid ju ometi teadma, et USA-l ei ole kaitseväelasi. Ei ole ka kaitseministeeriumit, vaid on US Department of War ehk otsesõnu sõjaministeerium. Uued ajad, uued kombed. Enam ei peeta Washingtonis vajalikuks teeselda, justkui kaitseks USA sõjamasin maailmarahu, liberaaldemokraatlikke väärtusi ning inimõigusi ja vabadusi. Nüüd öeldakse otse ja keerutamata, et meie äri on sõda. Eesti rahvasaadikud näevad, kuulevad, tegelikult ka mõistavad. On ju valdavalt tegemist ikkagi intelligentsete inimestega ning kinnitavad, et Eesti otsestes rahvuslikes huvides on rahvusvahelisele õigusele tuginev reeglitepõhine maailmakord. Aga samas kurdetakse silmakirjalikult, et niinimetatud kurjuse teljeriigid on seda ilmakorda aastaid ja karistamatult lõhkunud. Et Iraani vasturünnakud Iisraeli ja USA sõjaväebaase võõrustavate naabrite vastu näitavad Iraani režiimi tõelist olemust. Toonitatakse, et rünnakud tsiviilsihtmärkide ja energiataristu vastu on eriti jäledad ega tohi jääda karistuseta. Sest demokraatlik maailm peab näitama, et agressioon piirkonna riikide vastu ning eelkõige tahtlikud rünnakud, mis seavad ohtu tsiviilelanike elu ja elutähtsa taristu, toovad ründajale kaasa tõsised tagajärjed. Selline tõeväänamine kõlab uskumatult. Ohvrist tehakse tuimalt agressor, enesekaitse kvalifitseeritakse tahtlikuks ettekavatsetud rünnakuks. 3 nädalat kestnud Iraani vaipommitamine on ennetav meede, aga üpris täpselt sihitud vastulöögid karjuvad karmi karistuse järele. Rohkem pomme tähendab rohkem eesootavat vabadust. Ükskord peab Iraani rahvas seda mõistma ja kuuletuma. Enda sõnul rahvusvahelist õigust ülimaks pidavad rahvasaadikud lähevad vasallitruuduse avaldamisel koguni nii kaugele, et kinnitavad USA-le oma liitlassuhte vankumatust. Ja Iisraeli nimetatakse hellitavalt lähedaseks sõbraks. Vallandatud agressioonisõja kontekstis ei seas ainult küsimuse alla avalduse allkirjastajate arusaamist rahvusvahelise õiguse aluspõhimõtetest, vaid annab ühtlasi valusa hinnangu nende inimlikele baasväärtustele. Kõrvalmärkuse korras tuleb siiski osutada, et kõnealuse avalduse sünnilugu iseloomustavad mitmed tähelepanuväärsed küsitavused. Esiteks on tähelepanuväärne, et avaldus tehti parlamendirühmade, mitte Riigikogu täiskogu tasandil. Miks nii tehti, seda pole muidugi raske mõista. Enamik Riigikogu liikmeid poleks ilmselt avaldusele toetust avaldanud või oleksid hääletanud sellele otse vastu. Mina kaasa arvatud. Arusaadavalt, sest kuidas sa ikka agressioonisõjale toetust avaldad, eriti veel Ukraina sõja taustal. Teiseks väärib tähelepanu, et avalduse kohta tehtud pressiteates on avalduse allkirjastajateks märgitud mitmed Eesti-USA ja Eesti-Iisraeli parlamendirühmade liikmed, kes enda sõnul ei ole tegelikult nimetatud parlamendirühmade esimeeste ehk Eerik-Niiles Krossi ja Peeter Tali koostatud avaldusele alla kirjutanud. Delfile antud kommentaarides eitasid avaldusele oma allkirja andmist Riina Sikkut, Lauri Laats, Hanah Lahe ja Yoko Alender ning minu fraktsioonikaaslastest on seda teinud Evelin ja Anti Poolamets. Küsimuseks, millele meedia võiks nüüd selgust luues vastust otsida, on see, kes siis üldse Riigikogu liikmetest tegelikult agressioonisõda toetava avalduse tekstile lisaks Krossile ja Talile päriselt alla kirjutasid. Kui Riigikogus ei kogunud agressiooni toetusavaldus isegi mitte 1/3 parlamendiliikmete toetust, siis valitsusavaldused on palju sirgjoonelisemad ja ühtsemad. 2% toetusega erakonda esindav välisminister Margus Tsahkna teatas meie kõigi nimel, et USA ja Iisraeli vallandatud agressioonisõda võib pidada ka Eesti sõjaks ja et Eesti toetab agressoreid kõikides selle sõjaga seotud tegevustes. Täna tapetakse Iraani usuliidreid just nagu ka sõjalist ja tsiviiljuhtkonda ning see on meile meelepärane. Me ei vala pisaraid. Riigi segipommitamise pikem perspektiiv olevat Iraani-sisese režiimipöörde esile kutsumine. Kuigi isegi Tsahkna on sunnitud tunnistama, et agressoritel enestel sellise stsenaariumi teostumisse tegelikult usku ei ole. Küll aga võib minister täheldada, et kogu regioonis on sõjaline pinge oluliselt tõusnud. Ära sa märgi. Käivitades sõja on tõepoolest oht sõjalise pinge kasvamiseks.
ja käivitades sõja ilma detailse plaanita, puuduliku taustaanalüüsi pinnalt ja häguseid eesmärke omades on küllaltki suur tõenäosus ka kontrollimatud dominoefekti käivitamiseks. Midagi sellist oleme viimastel nädalatel juba ka näinud. Iraani ülemjuhi Ayatollah Ali Khamenei tapmisele järgnenud eufooria asendus president Trumpi Truth Social platvormil segaduse, rapsimise ja seejärel meeleheitega. Maailma üliriigi superjõud mitte ainult ei jooksnud kinni, vaid polnud võimelised kaitsma oma laheriikides asuvaid sõjaväebaase. Veelgi enam, konflikti sekundaarsete osapooltena said kannatada ka baase võõrustanud riigid. USA sõjalisele vihmavarjule rajatud kalkulatsioon osutus rängaks väärarvestuseks, sellest sai hoopis julgeolekuohte hüppeliselt kasvatav faktor. Meie erakondade ülene ühispositsioon aga näitab, et Eesti konteksti seda valusat õppetundi veel asetada ei suudeta. Nagu olen korduvalt toonitanud, peaks just siin olema meie jaoks väga-väga tõsine mõtte ja arutelu koht. Muu hulgas seonduvalt sellega, millised ohud kaasnevad NATO liikmelisusega. Eriti viisil, kus liikmelisus eeldab USA vägede paigutamist meie territooriumile. Kuigi USA administratsioon väitis, et on Iraani nii sõjaliselt, majanduslikult kui ka igal muul moel võitnud ja täielikult hävitanud, ei ole ta tänaseni suutnud üliolulist Hormuzi väina oma kontrolli alla saada ning väina takistusteta ja turvaliseks laevaliikluseks avada. Bahreinis baseeruva USA 5. laevastiku tugevduseks on toodud piirkonda 2 emalaeva löögigruppi. See tähendab 10 aluseid. Hinnanguliselt paikneb regioonis umbes 50 000 USA sõjaväelast, vähemalt 150 hävitajat, lisaks sellele pommitajad ja erinevad luureplatvormid. Ehkki Pentagon on koondanud Iraani ümber viimaste aastakümnete suurima sõjalise jõu, osutus see siiski ebapiisavaks ja mitte kitsalt sõjalises mõttes, vaid laiemalt. Küsimus pole USA suutmatuses, vaid selles, et Iraanil on üsna tugev asümmeetriline eelis. Iraani vastupanu ei ole kaugeltki murtud, oluline osa riigi ründevõimekusest on säilinud ja selle tegelik potentsiaal on paljuski teadmata. Maailma parima luureaparaadiga USA on justkui ootamatult kahvlis. Tehniliselt võttes ei ole probleemiks mitte niivõrd väina sõjaline puhastamine ja selleks kantavad ohvrid, vaid aeg. Sest iga päevaga, mil väin on suletud, ronivad nafta ja gaasi hinnad muudkui kõrgemale. Muu hulgas püüab Trump seda progressiooni praegu ohjeldada juttudega sõdivate poolte vahel peetavatest läbirääkimistest. Iraani esindajate sõnul on need jutud aga üks järjekordne vale. Vaevalt see enam kedagi üllatab olukorras, kus valedest on tehtud igapäevane retooriline tööriist. Kõige selle kontekstis on juba vaated koomiline jälgida kõvatava poisikese kombel käituva sõjaminister Pete Heksethi järjekordset praalimist, kuidas Iraani militaarne võimekus olevat täielikult hävitatud. Pange ühtlasi tähele, kuidas Heksethi lapsesuu kirjeldab USA'd varjamatult terroristliku riigina, mis peab läbirääkimisi pommide, mitte sõnadega. Never has a modern military been so rapidly and historically obliterated, defeated, from day one with overwhelming firepower. The air campaign that we've conducted, that Israel's conducted alongside us, was one for the history books, truly. And it's because we have a president of the United States that when he sends his warfighters out to fight, he unties their hands to actually go out and close with and destroy the enemy as viciously as possible from moment one. And that's why we see ourselves as part of this negotiation as well. We negotiate with bombs. Pressiteated, eriti fiktiivsetele ehk valelikele alustele tuginevad pressiteated, on teadupärast vaid kõige hädapärasem meede. Kui aga USA alustaks täiemahulist rünnakut väina avamiseks, võib Iraan vastulöögina hävitada piirkonna naftaterminalid ja naabrite veemagestustehased, tekitades nõnda enneolematult tõsise globaalse kobarkriisi. Niisiis oleks USA'l küll võimalik koondada piisavalt tulejõudu Hormuzi sõlme lahtitulistamiseks, kuid seda tehes ei suuda ta tagada, et olukord ei eskaleeru suursõjaks ega päädi globaalkatastroofiga, mille hind on kõigi osapoolte jaoks liiga kõrge. Objektiivselt võttes võiks Pentagon pressiteates üle korrata hävitatud Iraani lennu- ja mereväe ühikud, lugeda ette riigi hukatud ladviku, teadlaste ja nende pereliikmete nimed ning kinnitada tuumaprogrammi järjekordset hävitamist. Trump saaks viibutada sõrme, ähvardada sanktsioonide karmistamisega ja kuulutada sõjalise operatsiooni oma järjekordseks edulooks. See oleks siis järjekorras juba 9. sõda, mille Nobeli rahupreemia nominent lõpetab. Siin ilmneb aga äärmusnartsissisti stiilimeistri tegelik pale. Ta teab, et kõik teavad. Ta keeras järjekordselt kõik bussi. Ja nagu ajalooliselt teada, otsib äri põhja kõrvetanud Trump taas nii-öelda väljaostjat. Kusjuures viimane ei pruugi saabuda mitte musta luige, vaid musta lamba vormis.
ehk siis tuleb leida keegi, kelle kontole ebaõnnestumine lõppversioonis kirjutada. Oma eelmises kommentaaris viitasin, kuidas Trump kutsus Hormuzi väinas julgeoleku tagamiseks appi mitte ainult lääneriike, vaid isegi Iraani strateegiliseks partneriks olevat Hiinat. Samas aga, pöördudes otsesõnu NATO poole, ähvardas liitlasi keeldumise korral tumeda tulevikuga. Edasi läks retoorika veelgi reljeefsemaks. Nimelt nimetas Trump liitlasi otsesõnu argpüksideks, kes kaeblevad kõrgete energiahindade üle, aga ei ole valmis osalema lihtsas sõjalises manöövris, kus oht neile oleks väga väike. Ühtäkki oli Iraan osavõtmatute eurooplaste territoorium ja Hormuz USA jaoks võõras mure, sest USA'l olevat endalgi naftat piisavalt. Nii nagu ei pea paika esitatud eeldus ja väide, ei pea päriselt paika ka sildistus. Loodan tulevikus niinimetatud petrodollaril põhinevat majandusmudelit põhjalikumalt käsitleda, kuid praegu tuleb ära märkida, et USA sõjaline kohalolek laheriikides ei ole mingitki pidi altruistlik. Vastupidi, see on kontrolli teostamine võtmetähtsusega nafta- ja gaasitootjate ning kaubateede üle, kusjuures Bahreinis paikneval 5. laevastikul on strateegiline tähtsus. Sealt lähtuvalt valitseb USA 2,5 miljonit ruutmiili Araabia lahes, Punases meres, Omaani lahes, Aadeni lahes, Araabia meres ja osaliselt ka India ookeanis. Lisaks kontrollib USA sealtkaudu 3 maailma tähtsamat mereväravat: Hormuzi väina, Suessi kanalit ja Bab al-Mandebi Punases meres. USA, mitte NATO liitlased. Nii et jutt sellest, nagu oleks Hormuzi väina avamine USA jaoks võõras mure, on objektiivselt vale. Lisaks on see jutt lausa absurdne teadmises, et USA ise on väina sulgemise põhjustanud. Süüdistada selles olukorras NATO liikmesriike soovimatuses agressioonisõtta panustada ja ähvardada neid ühtlasi kaasnevate tagajärgedega on lihtsalt häbematu. Olukorra jaburuse võttis hiljuti tabavalt kokku vabariiklasest senaator Chris Murphy, öeldes, et Hormuzi väina avamise näol tegeletakse nüüd tohutute summade eest ise tekitatud probleemi lahendamisega. The primary goal now is to reopen the Strait of Hormuz. Here's the problem. The strait was open before the war began. We are now seeking to solve a problem that we created. This is insanity. Kui aga rääkida siiski liitlaste rollist käimasolevas agressioonisõjas, siis on üle Euroopa asuvad baasid USA-le õhu- ja mereplatvormide tankimiseks, relvastumiseks ja rünnakute korraldamiseks eluliselt olulised. Euroopa baasides asuvad USA jaoks kriitilised luure- ja seireseadmed. Nii nagu Ukraina operatsioone juhitakse Saksamaalt Wiesbadenist, on Ramsteini lennubaas praegu kogu Iraani sõja kriitiline sõlmpunkt ja närvikeskus. See on juhtimise, side ja andmeedastuse kese, eriti droonioperatsioonide ja pikamaa löökide koordineerimise jaoks. Ka pakub baas pidevat õhusilda USA, Euroopa ja laheriikide vahel. Euroopa liidrid on aga endiselt alandavas vasalli kahvlis. Ühelt poolt üritavad nad avalikkuse ees vältida muljet, otse kui toetaksid nad nii mitmes aspektis väärat ja valdava enamuse valijate silmis väga ebapopulaarset sõda. Samas aga ei julgeta pahandada USA'd, kelles nähakse kõigele vaatamata endiselt julgeoleku tagajat. Vasallisuhet ja sellega kaasnevat alandust pole aga võimalik eitada. Mida teeb aga praegu Iisrael? Agressiooni toetav avalduse teinud rahvasaadikute lähedane sõber. Mis tahes plaane ja võimalusi Trump vaagida ei võtaks, on ta Iisraeliga käsist ja jalust seotud. Ja peaminister Benjamin Netanyahu kuulutas karistamatu enesekindlusega, et Iisrael jätkab rünnakuid nii Iraanis kui ka Liibanonis, olenemata sellest, mida teeb USA. Sellest nähtub muidugi selgelt, kes on USA ja Iisraeli suhtes kontrollipositsioonis. Samal ajal, kui maailm jälgib Trumpi üha piinlikumaks muutuvat rapsimist Iraani punnseisus, ongi Iisraelil vabad käed Liibanoni, Gaza ja läänekalda terroriseerimiseks ning okupatsiooni kinnistamiseks ja laiendamiseks. Alates 2023. aasta oktoobrist on Gazas hukkunute koguarv tõusnud ÜRO andmetel 72 263-ni. Vigastatuid on seejuures 171 944. Alates niimetatud relvarahu kehtima hakkamisest eelmise aasta 11. oktoobril on Iisraeli väed tapnud vähemalt 687 palestiinlast ja haavanud 1845. Läänekaldal korraldavad aga Iisraeli uusasunikud terroristlikke süütamisrünnakuid kodudele ja sõidukitele. Liibanoni tunginud Iisraeli relvajõud laiendavad jõudsalt puhvertsooni, nii nimetatud puhvertsooni.
tegelikult lihtsalt okupatsiooni. Olles tapnud juba üle 1000 tsiviilisiku, nende seas 118 last ja hävitanud sillad üle Litani jõe, et takistada 100 000 inimeste tagasipöördumist. Hinnanguliselt on pidanud kodudes põgenema 1 miljon inimest, eest terendab järjekordne humanitaarkatastroof, ilmselt ka põgenikelaine. Samal ajal nendib ÜRO eriraportöör Francesca Albanese oma värskes raportis, mis vääriks eraldi teravdatud tähelepanu, et piinamisest on Iisraelis saanud riiklik doktriin. Tema sõnul on süstemaatiline palestiinlaste piinamine, mida on aastakümneid varjanud karistamatus ja poliitiline kate, muutunud okupeeritud Palestiina territooriumil jätkuva genotsiidi määrava tähtsusega instrumendiks. Alates genotsiidi puhkemisest on Iisraeli vanglasüsteem mandunud kalkuleeritud julmuse laboriks, ütles eriraportöör Albanese aruandes ÜRO Inimõiguste Nõukogule. Ta lisas, et see, mis varem toimus varjus, toimub nüüd avalikult. Organiseeritud ja institutsionaliseeritud alavääristamise, valu ja inimväärikuse alandamise režiim, millele on antud heakskiit kõrgeimal poliitilisel tasandil. Torture is the hallmark of this genocide. Israeli soldiers have beaten, humiliated, filmed while stripped naked and sodomized Palestinian detainees, men, women, children. They've broken both bones, skulls, teeth. They've raped with metal objects, with knives, with dogs, defenseless humans. International law is unambiguous. Torture and genocide are absolutely prohibited. Standing for Palestine today means standing for justice and standing for what remains of the United Nations system as it's been dismantled from the ground. Quote, they put me on a metal table, pressed my chest and head against it, cuffed my hands to the head end of the bed, and pulled my legs apart forcefully. I felt a penis penetrating my anus and a man raping me. I started screaming, and they beat me on my back and head while I was blindfolded. I felt the man who was raping me ejaculate inside my anus. I kept screaming and being beaten, and I could hear a camera, so I believed they were filming me. I cannot describe what I felt. I wished for death every moment. End of quote. Vot selline näeb välja meie eeskujulik liitlane ja lähedane sõber, kelle relvajõududele Eesti rahvasaadikud avaldavad täielikku toetust ning soovivad edu nende raskes ja alahinnatud töös. Sest eks ole ju Eesti sõda seegi. Kahjuks pean nentima, et need ei ole kõrvalised küsimused, mille saaks konservatiivset liikumist tervikuks koondades väheoluliste erimeelsustena kõrval asetada. Sest jutt käib inimlikest baasväärtustest, mille ümber koonduda. Vastupidi, võib olla kindel, et kui konservatiivne liikumine Eestis positsioneerib end täiesti kriitikavabalt kriminaalse neokondliku ja sionistliku agenda takkakiitjaks eestkõnelejaks ning peab vajalikuks end iga hinna ees seda agendat ellu viivale Trumpi administratsioonile meelepäraseks teha, siis kaotatakse märkimisväärne osa toetajaskonnast. Ja ma julgen väita, et põhimõttekindlam, arukam ja ausam osa. Sest tõde, õiglus ja reaalse riikliku iseseisvuse taotlus on nende inimeste silmis alati olulisemad kui mingite isiklike või parteiliste poliitiliste ambitsioonide väljamängimine. Tänaseks aga tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välisjulgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate, nagu ikka, minu kodulehelt aadressiga varrovoogleit.ee. Ühtlasi olen tänulik, kui liitute minu YouTube'i kanaliga ja kui jagate seda kommentaari oma sõprade ja tuttavatega, et kõlama pandud sõnumid jõuaksid võimalikult paljudeni. Kuulmiseni!